Head kuulajad ja vaatajad! Täna räägime ühest olulisest osast meis, ehk sellest, mis on hing. Kui seni on olnud mõistete hing ja vaim tähendus ja olemus küllaltki segane, siis Urantia raamatus on need küll väga selgelt lahti räägitud. Nende päritolu, põhjus, funktsioon ja saatus on meile igati avatud. Püüangi siis nüüd järgneva mõne minuti jooksul luua selgemat pilti hingest. Inimhingest rääkides ei saa me aga üle ega ümber meie vaimust ehk mõttekohandajast. Sest just vaim on see, kes meie meeles asudes hinge looma hakkab. Loomismaterjaliks kasutab vaim aga inimese otsuseid ja kogemusi. Seega on hinge isaks inimese vaim ja emaks inimese enda elu, selle elu jooksul tehtud otsused ning saadud kogemused. Mis see hing siis meie jaoks on? Hinge võib nimetada inimese morontia minaks. Morontia on siis materiaalse ja vaimse reaalsuse vahele jääv ülemineku reaalsus. Hing on isiksuse identiteedi tulevases morontia reaalsuses elava inimese või siis morontia olendi embrüo. Selle saatuseks on määratud pärast keha surma ellu jääda ja alustada tõusuteed paradiisi. Hinge talletatakse kõiki inimese vaimseid väärtusi kandvad otsused ning peale meie keha elu lakkamist ongi see ellujääv hing meie tegelik olemus. Kõik komponendid, mis meid ennast teeb, kantakse vaimu poolt loodud hinge üle. See ellu jäänud hing, kes olemegi siis meie, surma enam ealeski ei koge, vaid jätkab hoopis lõputult vaimsustumist ja taevasele isale lähenemist. Juhul muidugi, kui me seda ise soovime. Nimelt on meil endiselt säilinud vaba tahe, mida kasutades saab enne hinge ja vaimu ühinemist oma eksistentsi alati lõpetada. Inimese materiaalse elu ajal on areneval hingel võimalik inimese vaimsetele otsustele kindlust lisada. Hing on aineülene ega toimi ise inimkogemuse ainelisel tasandil ehk siis inimese ajus otseselt. Ka ei saa see vaimsest sfäärist allapoole jääv hing ilma mõne vaim jumaluse, näiteks mõttekohandaja ehk vaimu kaasabita, toimida morontia tasandist ehk siis sellest keskmisest tasandist kõrgemal. Hing ei tee lõplikke otsuseid enne, kui inimese kehaline surm või morontia reaalsusesse viimine lahutab ta ainelistest seostest inimese meelega. Välja arvatud siis, kui inimmeel annab endaga koos toimivale morontia hingele oma vabal tahtel ja nõusolekul sellised volitused. Eluajal asub surelik tahe, isiksuse võime teha otsuseid, valikuid, ainelise meele ehk aju ringlustes. Inimese arenedes samastub see inimmina üha enam tekkiva hinge olemusega. Pärast keha surma ja hinge taaselustumist morontia reaalsusesse samastub inimisiksus täielikult morontia minaga. Kui inimese arenev hing täitub Jumala teaduse väärtust mõistes tõe, ilu ja headusega ehk armastusega, kui ta otsustab teha taevase isa tahtmist, on tulemus hävimatu ning areneb läbi morontia reaalsuse edasi vaimuks saamise suunas. Kui inimese arenevas hinges ei jää igavesi väärtusi ellu, inimene samastub kurjusega, siis on tema surelik eksistents tähenduseta ja elu traagiline illusioon. Mida inimene ajas alustab, selle ta igavikus kindlasti lõpule viib, kui see väärib lõpule viimist. Hing saab endale nii inimmeele kui ka jumaliku vaimu omadusi, kuid areneb pidevalt vaimu juhtimisele ja jumalikule ülemvõimule allumise suunas meie meele vaimsemaks treenimise kaudu. Surelik elujärk, hinge evolutsioon, ei ole niivõrd katsumus, kuivõrd koolitus.
selleks, et hing kasvaks, tuleb meil saavutada kooskõla vaimuga ja võtta kuulda tema juhendamist. Meil tuleb palveldada taevast Isa ning teenida oma vendasid ja õdesid. Siiras palveldamine näitab, et inimese tegemised koonduvad üha enam hinge valitsemise alla ning et seda koondumist juhib vaim. Hinge vaimne kasv toimub täiesti sõltumatult intellektuaalsest eneseteadvusest. Meel teab kvantiteeti, reaalsust, tähendusi, kuid kvaliteeti, väärtusi saab tunda. See, mis tunneb, on teadva meele ja temaga seotud tegelikustava vaimu ühine looming, hing. Ehk siis lühidalt öeldes, kui te tunnete endas mingeid kõrgemaid väärtusi, siis see, mis teis tunneb, ongi hing. Oma hinge olemasolu ja kasvu tunneme me endas seda enam, mida vaimsemad me oleme. Tekib hinge teadlikkuse uus faas. Ja mida teadlikumad me oleme oma hingest, seda kergem on meil vastu võtta vaimu suuniseid ja teda kuulata. Kui mõelda maja ehitamise peale, siis meie elu tegemised ja sagimine on justkui tellingud, mis aitavad meil maja ehitada. See, mida ehitatakse, on maja, ehk meie puhul hing. Elu ei ole eesmärk, elu on vahend. Eesmärk on ehitada üllas ja palju vaimseid kogemusi saanud hing. Sellega jõudis põgus ülevaade hingest lõpule. Soovin teile tõde, ilu ja headust ning kohtumiseni järgmisel korral.